Lääne luureandmete kohaselt on Vladimir Putin valmis jätkama sõda kuni Donbassi täieliku vallutamiseni 2027. aasta sügiseks. Alles siis võib tekkida reaalne võimalus läbirääkimisteks ja sedagi vaid juhul, kui Kremlil ei õnnestu saavutada täielikku kontrolli kogu Donetski oblasti üle. Eksperdid kinnitavad, et praegu arvestatakse Kremlis kõiki ressursse ja lähenemisviise sõja jätkamiseks veel 9 aastaks. Samal ajal kui Euroopas otsustatakse, kes nende poolt hakkab tulevasi läbirääkimisi pidama, kui selleks lõpuks aeg kätte jõuab. Samal ajal avaldas New York Post konkreetse hinna nendele Putini plaanidele. Juuli oli Venemaa jaoks kogu sõja jooksul üks verisemaid kuid. Vaid 1 kuuga sai lahinguväljal surma või haavata ligi 43 000 venelast. Eelmisel ööl, tuletan meelde, lasti Moskva ja selle oblasti pihta 600 drooni. Ja Venemaa suurim Wildberriesi ladu Moskva lähedal põles maha. Arutame selles saates koos Kremli sõja jätkamise plaane, mis nende taga on, kuidas reageerib Euroopa ja kas Putin suudab veel üle aasta sõda pidada. Minu nimi on Aleksei Petši, alustame. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Me liigume 300 000 tellija poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Nagu täna kirjutab New York Times, usuvad mõned lääne ametnikud, et sügisel pärast Venemaa riigiduuma valimisi Vladimir Putin kuulutab siiski välja uue mobilisatsiooni. Võib-olla on see hübriidne, võib-olla tugevneb värbamine, kuid fakt on see, et Kreml hakkab värbama uusi ivaneid sõjaks Ukraina vastu. See on juba fakt. Teised kardavad, et nurka surutud Venemaa president võib minna eskalatsioonile NATOga ja korraldada hübriidrünnakuid Euroopas, et lõhestada allianssi. Väljaande allikad rõhutavad, et rahuläbirääkimised muutuvad tõenäolisemaks just siis, kui Kremli eesmärk saada täielik kontroll Donetski oblasti üle ei täideta. Selleks ajaks ehk siis 2027. aasta sügiseks. Selle taustal püüavad Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia saavutada Euroopa enda osalust tulevastel Ukraina läbirääkimistel. Ja nagu 3 ametniku sõnul arvavad need riigid, et sõja lahendamine ja tulevased suhted Venemaaga on piirkonna jaoks liiga olulised, et loota ainult Trumpi administratsioonile, mis näib üha ettearvamatum. Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa loodavad saada peamisteks Euroopa läbirääkijateks. Nad moodustavad selle niinimetatud soovijate koalitsiooni tuuma, toetades Kiievit ja töötavad juba välja võimalusi ning julgeolekugarantiisid Ukrainale pärast võimalikku kokkulepet. Ametnike sõnul tuleb esmalt konsulteerida Poola, Itaalia ja Põhja-Euroopa riikidega. Euroopa Liit peab samuti olema informeeritud ja hiljem tuleb ta otseselt kaasata igasse läbirääkimisprotsessi venelastega. Kuid sellel Euroopa algatusel on tõsine probleem. See on lääne enda lõhestatus. Võib-olla muudab Euroopa osalemise keerulisemaks erimeelsused läänes. Võib-olla. Et mõned riigid, eriti need, mis piirnevad Venemaa ja Ukrainaga, nagu Läti, Leedu, Eesti, Ungari, nad justkui ei usalda täielikult Saksamaad ja Prantsusmaad oma huvide esindamisel. Nad ütlevad, kuulge, hästi, on 3 riiki, aga miks nemad peaksid kõigi nimel rääkima? Ja teate, arvestades Vladimir Putini huvi puudumist läbirääkimiste vastu, tegelevad eurooplased praegu soovmõtlemisega. Nad on juba, vähemalt 2 aastat kõike planeerinud, kuidas nad ei hakka Putiniga läbi rääkima. Aga kõigepealt tuleb teda survestada ja alles siis pidada läbirääkimisi. Mingil hetkel peab Euroopa loomulikult läbirääkimistel osalema, sest tema julgeolek on ohus ja Washington ei käsitle seda enam elulise huvina. Aga seni, kuni Putin näeb eelist selles, et proovib läänt lõhestada ja suhelda Euroopaga USA kaudu, praegu pole eriti palju võimalusi. Seetõttu peab Euroopa selles osas, eriti Moskvale surve avaldamise osas, oma tegutsemisvõimet veelgi tugevdama. Samal ajal, rõhutan veel kord, plaanib Putin koguda ülejäänud jõud ja jätkata sõda kuni 2027. aasta sügiseni. Vähemalt nii arvavad Euroopa ametnikud. Aga sõda muutub Vladimir Putini jaoks järjest kulukamaks.
õigemini mitte Putini jaoks, vaid Vene ühiskonna jaoks. Putinile on see ükskõik. New York Posti andmetel kaotasid Vene väed 2026 aasta juulis lahinguväljal 46 860 inimest. Paneme selle sõna inimest jutumärkidesse. Sealhulgas hukkunuid ja haavatuid. Miks jutumärkidesse? Noh, venelased. Inimene. Te saate aru. See näitaja peaaegu 43 000 on kõrgeim alates 2025 aasta jaanuarist. Ja 4. kõige verisem kuu sõja algusest peale, täiemahulise sõjafaasi algusest 2022 aastal. Ekspertide hinnangul läheneb Venemaa kogukaotuste arv 1,5 miljonini ja uute värvatute leidmine muutub Putini jaoks järjest suuremaks probleemiks. Sõdurite puuduse korral võib ta olla sunnitud peagi alustama rahu läbirääkimisi või kuulutama välja mobilisatsiooni. Ja edasi tsiteerin New York Posti. Viimastel kuudel on Vladimir Putin nii meeleheitel, et ta on pidanud meelitama oma kaasmaalasi sõtta valede lubadustega rahulikust teenistusest tagalas või värbama aafriklasi sarnaste petuskeemidega. Samal ajal jätkavad Ukraina kaitsejõud rünnakuid sügavale Venemaa territooriumile. Näiteks 15. augustil tulistasid Ukraina relvajõud Flamingo rakette Venemaa sisemaa suunas, tabades Savasleika lennubaasi riigi lääneosas 700 kilomeetri kaugusel piirist. Seal, tuletan meelde, baseeruvad MiG-31 hävitajad, mis kannavad endaga Kinžal-rakette. Samuti tabas Flamingo rakett Samaras asuvat raketi- ja kosmosekeskust Progress, ühte Roskosmose võtmetähtsusega ettevõtet, mis asub 800 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Ja siin on üks kõnekas detail. See raketi- ja kosmosekeskus Progress toodab Sojuz kanderakette, mida kasutatakse Venemaa satelliidirühma ülesseadmisel. Rassvet, see ongi see sama, millest me varem saadetes rääkisime, et see võimaldab Venemaal rünnata kogu Ukrainat reaalajas juhitavate droonidega. Sisuliselt on see nagu Venemaa analoog Starlinkale. Eraldi kahjustas Kiiev Ust-Luga naftatöötlemistehast, mis süttis meie piirist 800 kilomeetri kaugusel. Ja juba 16. augusti öösel kurtis Moskva linnapea, et õhtust hommikuni lendas Moskva regiooni poole korraga 600 drooni. Neist 201 hävitati otse piirkonnas endas. Rünnaku tagajärjel põles täielikult maha logistikakompleks Vailberis Kaledinos. See on selle ettevõtte suurim ladu kogu Venemaal, pindalaga üle 200 000 ruutkilomeetri. Veel üks logistikakeskus põles Domodjedovos Moskva oblastis. Eriti toimus tulekahju laos number 15 kompleksis Põhja Domodjedovo, mis on üks suurimaid tootmis- ja logistikarajatisi Venemaal. Nüüd laiem Forbesi analüüs üldkaotuste ja kuulujuttude kohta mobilisatsioonist Venemaal. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse hinnangul seisuga 1. juuli olid Venemaa üldkaotused lahinguväljal umbes 1,4 miljonit sõjaväelast ja ainult 2026. Aastal kaotab Vene armee keskmiselt umbes 30 000 Vene Ivani iga kuu. Vene ja Ukraina sõjaväelaste kaotuste suhe on strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse hinnangul umbes 8:1 vastu. Sõjauuringute instituut märgib samas, et hoolimata tohututest kaotustest, Venemaa ei suutnud saavutada märkimisväärseid operatiivseid edusamme 2026 aasta kevad- ja suveründekampaaniate käigus. Viimati kuulutas Vladimir Putin, tuletan meelde, välja osalise mobilisatsiooni 2015 aasta septembris. Pärast seda püüdis Moskva katta sõjaväe vajadusi vabatahtlike abil, pakkudes neile suuri väljamakseid ja maksusoodustusi. Kuid lääne meedia andmetel on vabatahtlike värbamine viimasel ajal samuti aeglustunud. Samal ajal rõhutavad eksperdid, et venelaste väsimus sõjast ei tähenda sugugi automaatset valmisolekut protestida Putini poliitika vastu. Levada keskuse märtsikuine küsitlus näitas, et 67% venelastest peab vajalikuks rahuläbirääkimisi Ukrainaga, samas kui vaid
24% pooldas sõjategevuse jätkamist. Kuid tänavatele minna ja oma seisukohta avalikult väljendada venelased kardavad. Kui need 67% venelastest kõik tänavale tuleksid ja nõuaksid Putinilt sõja lõpetamist, oleks sellel mõju, kuid venelased seda ei tee. Milleks Kremlil üldse mobilisatsiooni vaja võib minna? Kui Vladimir Putin otsustab mobilisatsiooni läbi viia, teeb ta seda sellepärast, et näeb selles eeliseid lahinguväljal. Ta on korduvalt väitnud, et Moskva tahab vallutada kogu Donetski ja Luhanski oblasti. Vene edu nendes piirkondades on juba mitu aastat olnud äärmiselt aeglane ja erakordselt kulukas. Praegu on nad kasutanud lihaveski taktikat, visates lahingusse nii palju elavjõudu kui vaja, et tüüda neid eesmärke saavutada. Võimalik, et Kreml arvab, et mobilisatsioon aitab tal lõpuks need territooriumid vallutada, kuigi lahinguvälja andmed näitavad, et see on ebatõenäoline. Samas arvavad eksperdid üldiselt, et isegi uus mobilisatsioonilaine ei muuda sõjakäiku tõenäoliselt oluliselt. Kokkuvõte. Lääne ametnikud prognoosivad praegu, et Vladimir Putin on valmis sõdima veel vähemalt aasta, kuni 2027 aasta sügiseni, lootuses kas sõjalisele edule või juba uuele mobilisatsioonile pärast tuumavalimisi. Hullumeelse diktaatori Vladimir Putini idee seisneb selles, et ta suudab siiski kogu Donbassi vallutada ja kuulutada seda võiduks. Aga samal ajal Ukraina mitte ainult ei kaitse end, vaid suurendab ise survet. Alates territoriaalsetest saavutustest Ukraina lõunaosas kuni kõige sügavamate flamingo rünnakuteni kogu sõja jooksul ja massiivsete öiste droonirünnakuteni näiteks selles piirkonnas. Küsimus, mis ilmselgelt huvitab ka Euroopat ennast, arvestades tema katseid endale tulevaste läbirääkimiste laua taga kohta välja võidelda. Aga kes siis ikkagi esimesena murdub, esimesena selle võimaliku läbirääkimiste aknaajaks 2027. aasta sügisel? Aga murettekitav mõte on selles, et näete, järgmine aken diplomaatiaks nihkub meil taas rohkem kui aasta võrra edasi. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!